Ma arvan, et igasugune haridusinnovatsioon, mida siin ülikoolis õpetatakse, jõuab kooli ikkagi tänu õpetajale. Ja kui on õpetaja, kes soovib midagi uut proovida, siis kooli juhtkond võib seda ainult toetada. Ja meil on selles mõttes vedanud oma inglise keele õpetaja ja haridustehnoloogia doktorandiga, kes on alati valmis katsetama, tooma kooli neid uusi tuuli ja lapsed on ka seda väga hinnanud. Üldiselt inimene tahab õppida mõtestatult ja ta tahab seda teha teistega koos. Ja seda ongi see projekt pakkunud, et nad on saanud tegeleda ennast huvitavate teemadega, mõelda selle üle, kuidas oma kooliruumi ümber kujundada, nii vaimset kui ka füüsilist keskkonda. Ja nad on saanud seda teha rühmatööna ja nad on saanud seda teha ka inglise keeles. Sellepärast, et inglise keele õpetamine sellise meetodiga on tänapäeval just parim. Sest kuigi meie koolis õpetatakse ka prantsuse ja vene keelt, siis need ei saa mitte kunagi enam rahvusvahelise suhtlemise keeleks sellises mastaabis nagu inglise keel. Ja inglise keelt aktiivõppemeetodina, projektõppena õpetada ongi eriti asjakohane. Ideed olid üldiselt üllatavalt realistlikud, et mitte ei soovita senist koolielu pahupidi pöörata, aga teha paremaks seda keskkonda kõigi jaoks. Oli näiteks garderoobi parandamise projekt, õpilastele puhkeruumi projekt, kooliaia loomine, aga mitte ainult sellised ehitustegevused, vaid ka mingite ürituste korraldamine, spordivõistlus, joogatunnid, tualettruumide hügieeni parandamine oli selline natukene humoorikas ettevõtmine. Ta annab lisaväärtust kahes suunas. Ta annab esiteks õpilastele endale, et nad võib-olla saavad mõelda, kuidas kõigi elu teha paremaks ja nad saavad tunda, et neist ka midagi sõltub. Ja see entusiasm on olnud täiesti üle igasuguste piiride. Ja juhtkonnale on see loomulikult sellepärast kasulik, et ta annab meile tuge ja ideid nendes asjades, mis võib-olla niikuinii oleks plaanis. Ja ma arvan, et iga inimese ümber ongi mitu ringi. Kõigepealt oma pere, oma kool, oma linn, oma riik, Euroopa, kui meie ühiskodu ja lõpuks kogu maailm. Aga on arusaadav, et kõige lähemal on ikkagi need ettevõtmised, mis inimest otseselt puudutavad. Et loomulikult võib selliseid tutvumisprojekte korraldada ka minu poolest teistel kontinentidel. Aga on täiesti mõistetav, et kõigepealt tuleb ikka oma koduesine korda teha, siis tahab ka külalisi rohkem tulla.